on gaaside segu, mis koosneb peamiselt lämmastikust ja hapnikust, kuid seal on vähesel määral ka süsihappegaasi ja argooni. Õhk on läbipaistev, maitsetu, lõhnatu ning värvusetu gaaside segu. Seega peavad sellised olema ka tema kaks peamist komponenti, lämmastik ja hapnik. Lämmastikku on õhus umbes 78 mahuprotsenti. Lämmastik on liihtainena kaheaatomiline molekul, kus aatomite vahel on tugev kolmekordne kovalentne side. Sellest tulenevalt on lämmastik ka keemiliselt väikese aktiivsusega ning tavatingimustel enamiku ainetega ei reageeri. Lämmastik on aga väga oluline toiteelement taimedele ning samuti leidub teda inimeses näiteks valkude koostises. Teine õhu oluline komponent on hapnik. Hapnikku on õhus umbes 21 mahuprotsenti ehk siis umbes viiendik. Hapnik on samuti kaheaatomiline molekul liihtainena ning kahe hapnikuaatomi vahel on kahekordne kovalentne side. Võrreldes lämmastikuga on hapnik aga keemiliselt aktiivne. Hapnik on kindlasti kõige olulisem gaas õhus elusorganismidele, kuna elusorganismid kasutavad hapnikku hingamiseks. Lisaks sellele kasutab hapnikku tööstus ja energeetika erinevate põlemisprotsesside juures. Seda, et õhus on aga umbes 1/5 mahuosa hapnikku, on väga lihtne ka katseliselt näidata. Siin on mul ära toodud petritass, mille peale olen pannud vee ning asendanud sinna sisse ka küünla. Kõigepealt panen ma küünla põlema. Ning seejärel küünla peale asetan silindri. Nagu sa näed, siis küünal silindri all põleb, kuna selle silindri sees on täiesti tavaline õhk, mis siis sisaldab umbes 21% hapnikku ning hapnikku on meil vajalik põlemiseks. Mõne aja pärast aga näed sa seda, et see küünal enam ei põle, vaid kustub ära, sellepärast et silindris olev hapnik saab otsa, mis toetaks põlemisprotsessi. Ning edasi näed sa ka seda, et selle järgselt tõuseb vesi, mis petritassi peal oli, silindrisse ning ta täidab selle silindri umbes 1/5 mahust. Seega me saamegi öelda, et kui silindris oli alguses hapnik, mida on vajalik põlemisprotsessi jaoks ning kui hapnik sai otsa, asendas vesi nüüd silindris oleva hapniku ruumala ja nii me saimegi teada, et tõesti õhus on meil umbes 1/5 mahuosa hapnikku. Kaheaatomiline hapnik ei ole aga ainus liihtaine, mis sisaldab vaid hapnikku. Atmosfääris leidub meil mõningal määral ka 3 hapnikuaatomist koosnevat ainet, mida nimetatakse osooniks ehk trihapnikuks. Osooni leidub kõrgemates atmosfääri kihtides umbes 20–30 kilomeetri kõrgusel maapinnast. Osoon on sinakas elektrilõhnaga gaas, mis on mürgine ning keemiliselt on tema väga aktiivne. Osoon moodustab ülemistes kihtides osoonikihi, kuid inimtegevuse tagajärjel on osoonikiht kohati hõrenenud, ehk siis meil on tekkinud osooniaugud. Ja osooniaugud lasevad nüüd aina rohkem ultraviolettkiirgust, mis päikeselt tuleb maapinnale ning ultraviolettkiirguse suurenenud hulka seostatakse näiteks nahavähi kõrgenenud riskiga. Osooni kasutab inimene ära ka näiteks basseinide puhastamisel kloori asemel, sest et võrreldes klooriga on osoon natukene nõrgema lõhnaga, kuid osooni kogusega peab olema ettevaatlik, kuna liiga suur hulka sisse hingatavat osooni võib põhjustada teatud haigusi. Hapnik on väga oluline gaas hingamiseks ning ka põlemisprotsessideks, kuid kuidas ikkagi hapnik tekib? Looduses tekib hapnik näiteks fotosünteesi käigus ning enamasti on meil õhus piisavalt hapnikku. Samas on mõningates valdkondades, näiteks meditsiinis või allveelaevades vaja puhast hapnikku. Sel juhul eraldataksegi hapnikku õhust õhu fraktsioneerival destillatsioonil. Üheks võimaluseks saada hapnikku keemialaboris on hapnikku sisaldavate ühendite lagunemisreaktsioonid. Lagunemisreaktsioon on selline reaktsioon, kus aine laguneb 2 või enamaks aineks ning üheks heaks näiteks on vesinikperoksiid, kes laguneb veeks ja hapnikuks. Vesinikperoksiid on selline aine, mida kasutatakse näiteks meditsiinis haavade puhastamisel või pleegitamisel, näiteks juuste blondeerimise korral.
Vesinikperoksiid laguneb tegelikult ka juba toatemperatuuril ja valguse toimel veeks ja hapnikuks, ehk siis siinsamas katseklaasis on kõik see aeg juba vesinikperoksiidi lagunemine toimunud, aga see on lihtsalt väga aeglane. Selle jaoks, et me saaks vesinikperoksiidi lagunemist kiirendada, kasutan ma katalüsaatorit ehk kiirendit. Seega vaatame nüüd. Sa näed seda, et vesinikperoksiidi lagunemine veeks ja hapnikuks läks palju intensiivsemaks, aga kõik see hapnik, mis meil praegu tekkis, on nüüd siin ümbritsevas klassiruumis. Kuidas me saame aga koguda kokku selle hapniku, mis me lagunemisreaktsiooni käigus tekitasime? Gaaside kogumise korral rakendatakse järgnevat loogikat. Kui gaasi tihedus on suurem võrreldes õhu tihedusega, saab teda koguda katseklaasi nii, et katseklaasi suu on suunatud ülespoole. Kui gaasi tihedus on aga väiksem võrreldes õhu tihedusega, kogutakse gaasi nii, et katseklaasi suu on suunatud allapoole. Kuidas sa aga tead, kas gaasi tihedus on suurem või väiksem võrreldes õhu tihedusega? Siinkohal tuleb sulle appi perioodilisuustabel ja molekulmass. Molekulmass saadakse kõigi aatomite aatommasside kokkuliitmisel ning kui me mõtleme näiteks hapniku peale, siis sa tead seda, et hapnik on lihtainena 2-aatomiline molekul, seega tema molekulis on 2 hapnikuaatomit. Ühe hapnikuaatomi aatommass on 16. 16 tuleb korrutada 2-ga ning sa saad hapniku molekulmassiks 32. Siinkohal palun jäta meelde, et õhu keskmiseks molekulmassiks loetakse 29. Kuna 32 on suurem kui 29, saad sa öelda, et hapnik on tihedam gaas võrreldes õhuga ning hapnikku saabki koguda katseklaasi suu ülespoole. Kui me mõtleme aga sama loogika läbi vesiniku jaoks, siis ka vesinik on lihtainena 2-aatomiline molekul. Vesiniku aatomi aatommass on 1 ning vesiniku molekulmass on seega 2 korda 1 ehk siis 2. 2 on väga palju väiksem võrreldes 29-ga. Seega saad sa öelda, et vesiniku tihedus võrreldes õhu tihedusega on väiksem ning vesinikku tuleks koguda katseklaasi suu allapoole suunatuna. Hapniku tekitamine ja kogumine on sul nüüd selged. Vaatame need kõigepealt veel kord üle ning siis mõtleme ka selle peale, kuidas me saaksime hapnikku tõestada. Siin katseklaasis on kaaliumpermanganaat, ühend, mida sa saad osta näiteks apteegist ja mida kasutatakse kas vee puhastamiseks või haavade puhastamise jaoks. Ning sa juba tead seda, et hapnikku saab keemialaboris erinevate lagunemisreaktsioonide käigus, kus siis meil lagundatavaks aineks on mõni hapnikut sisaldav aine ning kaaliumpermanganaat tõesti sisaldab hapnikku, järelikult viime kõigepealt läbi tema lagunemisreaktsiooni. Lagunemisreaktsiooni käigus tekkis hapnik, mis siis läbi selle toru liikus teise katseklaasi. Nagu me juba rääkisime, siis hapnikku saab koguda nii, et katseklaasi suu on suunatud ülespoole, ehk siis läbi toru liikus hapnik teise katseklaasi ning seal teises katseklaasis peakski meil olema nüüd hapnik. Kuidas me aga saame teada, et seal päriselt on hapnik? Hapnik oli meil ju vajalik aine põlemise jaoks ning hapnikku tõestataksegi hõõguva puupirruga. Niiviisi hapnikku kogudes seguneb see aga teataval määral õhu teiste komponentidega. Selle jaoks, et saada kätte puhas hapnik, võiksime me koguda teda näiteks läbi vee, sellepärast et hapniku vees lahustuvus on väike ning siis tekiks katseklaasi tõesti ainult hapnik. Läbi vee saabki koguda selliseid gaase, mille vees lahustuvus on väike või praktiliselt olematu. Näiteks süsihappegaasi ei saaks me koguda läbi vee, kuna tema lahustub vees päris hästi. Kõigepealt on meil vaja hõõguvat puupirdu ning siis tuleb see viia katseklaasi. Nagu sa näed, läheb see puupird siin katseklaasis põlema
Järelikult gaas, mille me siia katseklaasi tekitasime, on tõesti hapnik ning seega on ka hapniku olemasolu siin katseklaasis tõestatud. Kordame üle põhilised punktid. Õhk on gaaside segu, mis koosneb peamiselt lämmastikust ja hapnikust. Hapnikku on õhus umbes 21 mahuprotsenti ehk siis 1/5. Hapnik on värvuseta, lõhnata ning maitseta gaas, mida on vaja elusorganismidele hingamiseks ning ta on oluline gaas ka põlemisprotsessides. Hapnikku saadakse õhu fraktsioneerival destillatsioonil või keemialaboris hapnikku sisaldavate ühendite lagunemise reaktsioonidel. Ning puhast hapnikku saab tõestada hõõguva puupirru abil ning hapniku kogumise jaoks katseklaasi peab olema katseklaasi suu suunatud ülespoole.